on tantsitud. Küll oli hea. Nüüd lähme siia tormi kätte, vaatame, mis siin toimub. Ämbrid lendavad. Ämbrid lendavad. Ja meie tünn õnneks on oma koha peal. Aga tema alune vaip lendab küll. Ehk siis tantsida sai igatepidi. Kõik sai lahti tehtud. Puusad on lahti, õlad on lahti. Reiad said tugeva töö. Lähme vette. Meil on nii külm. Said ka teada, et meil on nii külm. Ja väga kõva tuul. Oi, kui ilus pilvetõtt mul on pea kohal. Nagu võilille kobar. Vees ei ole tuult. Aga vee kohal on. Annan ära kõik, mis mind enam ei teeni. Võtan vastu kõik, mis on meie kõrgemaks loomaks. Nii on. Ja nagu sa juba tead, piimhapet kehasse enam ei teki, eks ju? Tee trenni, kui tahad. Ja ole kerguses. No nii, sukeldume. Kui hea see oli. Päike sa oled seal. Nüüd tuul võib puhuda. Järgmise korra on järgus. Küpsetan oma viimast peekonit, nii nagu otsus sai tehtud, et tuleb paus ka sealihaga, vähemalt praegu. On käes söögiaeg, kell on 11:22. Jälle see brunch time. Ja mis mul siin on? Veisehakk, beef ja kalapihva. Teeme ise kalapihve nullist. Oli video, mille tegime sulle. Ja nüüd siis proovime seda, kuidas see välja tuli. Ja nad on mõlemad praetud võis. Väga hea. Väga mahlane, nagu sa näed. Bihvi sisse läks meil ka või, eks ju, et ei oleks tuim kuiv kala, vaid tuleks mahlane. Ja see kaste siin peal on puhtalt see tilk vett, mis ma pannile kallasin, et pann ära puhastada võist ja siia neile peale anda mahlaks. Puljong, sõna otseses mõttes, eks ju. Ja head isu. Bon appetit. No on täna jälle hiline õhtu. Ei jõudnud kuidagi varem. Aga tuli keedumuna isu, on 3 viilu peekonit, on või ja sool. Nii et nii ta kujuneb praegu. Head isu. Vau. Vaatsin aknast välja. Kõik on nii kirju ümberringi. Vau. Luna. Juba veerand. And it is now already 3:45 p.m. Getting 4 o'clock afternoon. We had until now our water, hot water, and now here is 4 eggs, omelette, few pieces of ham, the jelly, broth, jelly, and 1 can of sardinas. So, bon appetit! Head isu! Loojang. Miilo ajas meid üles meditatsiooni lõpus.
said kalad ka kinni. Vau, selline kohev tume pilv. Õnneks tuult ei ole enam jahe. Nunnu. Niimoodi astub siis meil see päev õhtusse. Ja homme juba liigume täitsa uutes energiates. Tükeldasime sabakesed ära, panime nad siia potti, katsime veega ja põhja läkski see rasv, mis tuli eelmiste sabade puljongist, nii et panen uuesti siia ja tuleb veel tummisem. Osa sellest sõin ära ja nüüd lähevad need oma protsesse läbima. Kallis sulikene on täna läinud siia karpi magama. Joo, kohe saad aru, et ma sinust räägin, jah? Joo, sulil on ikkagi selle parema jalaga mingi teema. Eile ta tuli tuppa, magas terve öö ja hommiku 1 koha peal. Siis ta korra käis ja lonkas ja siis tõstis käppa täitsa ülesse. No katsuda mul ta seda ei lase. Ta käis õues pissil ära, tuli tuppa tagasi ja valis selle kasti. Ma panin jälle siia teki alla ja ta keeras ennast keerra. Nüüd ta on vahepeal külge vahetanud, pea teisele poole keeranud. Maga, kallis, maga. Sa mõned päevad magad, siis sa jälle tervendad ennast. Joo, tubli poiss oled. Maga, kallis, me ei sega siin. Teine poiss oli öö läbi õues, ka nüüd magab siin. Joo. Tüdrukadest läksid õue mõlemad. Kõik magate. Suuskut nii uudist nagu teha. Sinul ei tule kunagi silmad kohe nii lahti, nagu sul tulevad. Sa keerad külge. Krõbistaksid, keerad küljekest. No mine. Tahad, ma aitan sind ka? Sa saad ikka ise, eks ju. No võtame selle allapoole. No mine nüüd. Joo, no mine. Joo, poi oled, joo. No. No liiga kõrge sein oli, ma lükkasin seina alla. No mis sa lonkad, kallis? Palun, sinu karbikene on see nüüd, jah. Peidus seal. Maga ennast terveks, kallis. Ma hea meelega katsuks su jalga, aga sa ei lase. Poiss. It's already lunchtime. It's almost 1 p.m. And today I have just ground beef, approximately 400 grams plus 1 egg, with butter and tallow. Bon appetit! Jam-jam! Õhtusöögiks täna meil on veisesaba. Veisesaba hautatud siis haudepotis üle 3 tunni vaikselt, lasin tal podiseda seal ja nüüd hakkan nautima. Head isu, armas! Tuleb uus imeline tarretis. Teeme joogat ka kleidiga, et sulle näidata, et ei ole vaja eraldi mitte millekski valmistuda, kui on tahe keha aidata ja lihtsalt panna ta maha matile. Vahet ei ole, mis sul seljas on. Selleks ei ole vaja eraldi uhket ruumi, eraldi uhkeid trenniriideid, vaid just see, mis sul seljas on. In-jooga ei pane sind higistama.
ta venitab sind lahti. Las nad jalutavad ja siis hakkas vihma nii sadama, nüüd nad on kõik selle vihmase aja ringi jalutanud, sest neil on ju nüüd nii palju süüa igal pool väljas. Vaikselt koos kõik käivad, sahistavad, muudkui nokivad, läbimärjad. Oh, neid lahedaid tüüpe küll. Raapsivad vahepeal. Õhtusöögiks täna meil on veisesaba. Veisesaba hautatud siis haudepotis üle 3 tunni vaikselt lasin tal podiseda seal ja nüüd hakkan nautima. Head isu, armas. Tuleb uus imeline tarretis. No, meil on järjest sadanud. Enam ei saja. Tibud on läinud vist tuttu ära. Ennem jalutasid siin vapralt. Jälle on nii ilus pilt siin taevas meil, et tulime vaatama kohe lähemalt. Mis siin toimub? Siirutame. Joo, meie ka sirutasime. Nii tõus. Ja tööd. Oi, mis see siis nüüd on? Lumetorm. Õues on lumetorm. Vau. Niimoodi tormab ja tuiskab. Issand. Küll on hea, et seinad veel on. Ja tibud on maa all. Joo. Tiiger tahtis vist tuppa saada. Lähme laseme temaga tuppu. No, seal ma ei lähe õue või? Miilo läks. Aga mulli ka ei lähe väga. Käis korra siin lume peal ära. Ma lähen käin ka korra siin lume peal ära. Issand jumal, sa vaata. Täitsa hulluks läinud kõik. Väljajalu on küll väga hea. Oi, kui hea. See on küll hea tunne. Aitäh selle eest. Mu võõrasemadega ongi 1-0, need ei ärganudki ellu. Siin on ühed roosad veel olid, hingitsesid, aga ju need lähevad ka siis. Väike näitab, et ta on kuskil seal. No, tegid ära pissu või? Molli, tegid pissu ära või? Mollikene. Kui hea. Aga ta on kõik sisse siia tuisanud õudust. Pühime ära nii palju, kui saame. Varahommikust saadik niimoodi tuiskab ja keerutab. Tohutult on tuult ja lund. Kuidas sinul? Käes on pühapäeva keskpäev ja hakkame sööma. Me tegime 5 muna omleti singikuubikutega. Nägin, et võrgu sees kasvavad sibulad ja võtsin sealt ka mõned rohelised läpsud siia sisse ja juurde on meil 1 sardiinikarp. Vaatame, kas tuleb teine veel või jääb see 1. Head isu, bon appétit! Tormab ikka väga kõvasti, aga nii palju on, et lumi on enamus ära sulanud. Igal juhul said loomad välja tulla. Joo. Uhus ja kolistas siin, paugutas seda ust kogu aeg.
Tiiger, said õue tulla või magasid päev otsa? No. Otsidel hea meel. 6 o'clock p.m. Ground beef and butter and salt. 180 gram of ground beef, I think. Nothing else. Vaata, kui ilusti need seal peesitavad, kaevunud ennast sinna mullaliiva segusse, päikese kätte võimalikult madalaks tuulepargi. Ja seal nad on väga kaitstud ja turvaliselt. Oi, kus loobivad igale poole sulgede vahele kõike omale. Muistu ainult jalutab, ma ütlen, see on siuke vanabi kukk, et teised kõik on kõhuli peesitavad ja tema ei üks triibu on ka seal püsti. Peangi neile sinna juurde liiva ja tuhka viima, siis neil on seal parem supelda ja kasida ennast. No niimoodi lõhub, et ma pidin jope selga panema, lõhub mu kala aeda. Lähme vaatame, kas me saame. Võtame need tööriistad siit kaasa. Ja lähme vaatame, kas üks kala oli väljas ja mõtlesin, kus ta sai. Siis tulin, viskasin neil tuhka siia juurde suplemiseks ja näe, vaata, tuul on lõhkunud mul siit lahti. Siit ta saigi välja. Proovime seda nüüd natukene kokku klobida. Vaatame. Mis me saame siin teha? Paneme kõigepealt. Hommikul juba nägin, et ta laperdas. Ma panin suusa ette. Aga praegu tuleb ikka siia natukene. Kõigepealt paneme selle siin. Nii palju, kui me saame. Et ta ei laperdaks nii palju. Siit on lahti tõmmanud. Nii, kus on meil? Siin saab panna kinni. Minu ehitusvahendid. Nii. Ja. Ja. Ma ei ole osav, nagu sa tead, selle riistapuu käsitlemises. Ja mul keegi ei üle seda kinni. Ma ei tea, kuidas ma saan. Ja proovin.
katki lõi selle liistukese meil. Mis teha? No täitsa veeneks läheb. Vaatame, kas me siia saame ka kinni lüüa. Äkki õnnestub. Ära mine kotti valu. Ma seisis ennem siin taga, ma tean, ta oli meil siin kruviga. Aga sealt ta võib täitsa katki lüüa, kui ta juba pooleks ta murdis. Siis ta kõigutab, tähendab seda posti nii kõvasti, et ta... Siis tuleb nöörappi meile jälle või? Tibu, mis sa räägid seal? Mis sa? Nii on. Nii pane ma sinna seda kruvi praegu. Vaatame. Äkki see aitas, mis ma sain praegu. No nii, 22 tundi on vist mööda läinud sellest, kui ma viimati sõin. Umbes nii. Ma vaatan võib-olla pärast täpsemalt. Aga kell hakkab saama 2 päeval. Ja mis ma olen endale teinud siin selle isuga? Siin on umbes 100 grammi veisehakliha ja siis on siin seda enda tehtud kalakotletti, kalapiffi, 1 piffikene. Ja kõik see sai praetud siis umbes 100 grammis võis, natuke vähem. Ütleme 80 grammi võid on siin. Ja siis on 1 karp sardiine vees ja 2 sardiini eilsest, mis jäid oliivõlis. Nii et see on nüüd siis see, mis täna kutsub mind sööma. Soola raputasin peale ja head isu, bon appetit! Kõik see hea võikaste, mis oli, selleks tuli mul jah kõik see vees olnud sardiin täiesti pulustada lödiks, eks ju, et ta saaks kõik selle rasva kätte, sest muidu on ju jällegi see vahekord, mida me siis oleme suunatud sööma, on ikkagi 2 osa rasva, 1 osa proteiini. Ja ma olen alles nüüd jõudnud selle arusaamiseni, et kuidas mul tuleb seda süüa, et tegelikkuses tuleks see välja. Ma sõin ennem liiga palju proteiini. Ja mis juhtub siis, kui me sööme liiga palju midagi, siis see kõik ikkagi läheb ladestusse rasva. Nii et meil tuleb anda kehale puhast rasva kütusena, et ta ei ladestaks seda ja vähem seda ehitusmaterjali, seda valku. Nii et see tasakaalu saavutamine ja leidmine, see on üks päris põnev teekond olnud. Nüüd ma hakkan siia jõudma ja tahan sulle veel öelda, et see särjepihv, mida ma tegin suga videos, no see on tõeliselt hea, see on hõrk mahlane maitse. Kiidan veel. Ja sardiin selle võikastmega muutub ainult paremaks. Ma saan aru, et see ei ole Michelin Stari restorani toidu välimus, et ta näeb välja nagu üks suur sotapota, nagu oleks, ma ei tea, mis asi siia taldrikusse kokku keeratud, aga kui keha laulab selle peale ja tal on nii hea meel, et ta seda kõike saab, siis seda on tõeline nauding endale lubada. Jam. Kas sa saad aru? Ma teen väikseid parandusi kodulehel. Läksin just nimelt koodi neid tegema, et mingisuguseid pilte, mida visuaalredaktor ei näita, ära kustutada. Ja kas sa näed seda kiirust? Ma ei ole sihukest asja väga ammu näinud. Ma kirjutasin ammu selle teksti juba. Arvuti ei jõua lihtsalt järgi. Ja ta muutis juba seda asukohta, kuhu ta hakkas kirjutama. Kui sa näed, üleval on seal alates aprill 2026 avas ja siis tuleb järgmise lõigu alla oma uksed, raamahinged. Ma tean, mida ma kirjutasin, aga ma ootan seda juba minuteid.
näed ise seda kiirust, no näed, vaata, Raamani on jõudnud. Vau. Vau, vau, vau. Vot sellist kogemust on ka meil vaja näha, kuidas masin ei saa hakkama. Ta nii vaevaline praegu, nagu sa aru saad, eks ju. Oh gosh. No vaatame, kas me saame selle muudatuse tehtud ja salvestatud ka või. Oi. Aitäh naabrivanakestele, kes meid järjekordselt võtsid poodi kaasa. Nii tore, saime käidud, oleme tagasi koduteel. Aitäh. Hey, it is late lunch, 2:30 p.m. and I have today chicken drumsticks. And over a very, very long time, I cook them in butter, beautifully crispy chicken. And yes, I will begin with the jelly and fat. So my cells will get first this gold, and then my taste buds will get the taste of crispy, buttery chicken. Bon appetit. Yum. Oh, I'm adding also one avocado for me because I found them very, very soft and they are almost as good. Getting rotten soon, so need to eat them. Hommik on, kell on 6 läbi natuke. Päike tõuseb seal kerge pilvevine tagant, paistab mulle silma. Nüüd sotsiaal. On nii ja sinuga siis ronid kohe sülle. Tahtsin, läksin vett keema panema ja nägin, et kassisabad on mulle ikka teinud nalja. Jätsin eile 3 kanakuivakest siia taldriku peale, siia kaanekese alla ilusti, panin kaane peale ja panin ploki peale ja toetasin selle karbikaane ja panin mütsi ja tänaseks on siin järgi. Näed, paar väikest tükikest liha ja nagu nägid, tühi taldrik, ühtegi punti ma ka ei näe. Vaid sealt kardivalid on ära söönud. Nii et kutsit ei saa seda, mis ma ütlesin teile õhtul, et ma annan teile hommikul, sest ma õhtul ei taha neile anda, sest nad tahavad kakada. Ju siis oli kassidel rohkem vaja, kindlasti mitte mul. Sest ma sõin eile oma need 6 tükki ära, rohkem ma ei tahtnud. Vaat, kui tore üllatus oli hommikul, jah, vaatasin, oota, mu kompositsioon on laiali aetud. Ja no muidugi, siin nad olid ju. Tõesti ei ole maas ka ühtegi konti, need on kõik need kondid ka ära närinud. Ega ma ei tea, ma loodan, et kassid. Ma ei usu, tavaliselt mul koerad laua pealt ei käi midagi võtmas, kassid on need nahaalid, kes seda teevad. Ei nemad. Jah, no jah. Tead, armas, aina müstilisemaks läheb. Ma eile tegelesin selle koodi puhastamisega. Vot see kõik siin on mingisugune kakapäh, mida ma ei tea, kust on tulnud, kes ta siia on toonud. Teda on nii palju. Ja eile, kui ma proovisin seda teha, liikus arvuti millimeetri haaval rida realt. Ja ma tegin pildi sellest, ma tegin screenshoti ehk siis ekraani vaate ja seda ei ole mul arvutis.
sest ma tahtsin selle pildi saata Kennetile, et äkki ta saab puhastada ise seda jama siit välja. Kuna mul võttis ta nii kaua aega ja ma sain ainult osa sellest ära kustutada. Näed, praegu ta liigub normaalselt. Kuigi ma eile tegin ka restarti ja mida iganes, siis see liikumiskiirus oli, kuidas ma sulle nüüd näitan, näed sa, ma saan praegu näidata sulle aeglasemalt. Aga see oli veel aeglasem. See oli veel aeglasem. Ma ei saa, vaata praegu ei ole võimeline nii aeglaseks minema. See on normaalne kiirus, et ma saan teda nüüd markeerida vähemalt. Ehk ma jõuan selle kustutamiseni siis. Siin on mingid 1000 read, ma ei tea. Aga selle pildi ma tegin ja seda pilti ei ole mul arvutis. Ja mida Raama ütleb mulle selle peale, et ära jää kinni, näe, praegu töötab. See oli eile. Ju sul ei pea olema täna seda pilti. Sellepärast, et näed, sa saad selle praegu ise vist ära teha. Igal juhul on see müstika. See, mis meil on ainult siin ja praegu, eks ju. Jäta see endale meelde. See, mis oli eile, see oli eile. See, mis tuleb homme, see tuleb homme, me ei tea seda. On siin see hetk. Eile ma andsin palju hetke ära selle koodi kustutamiseks. Täna ma olen kanaldanud juba terve artikli valmis. Jah, võib-olla ma jõuan selle kirjutamiseni ka. Võib-olla ma leian teise kiirema lahenduse. Aga praegu sa näed, kuidas ma naudin, et ma saan seda teha, mida ma ei saanud eile teha. Ja mul ei ole õrna aimugi, miks eile arvuti oli nagu laiskloom. Ta oli laiskloom kuubis, ta liikus nii aeglaselt. Müstika, see on müstika. Naudime hetke. Hetkel ta liigub normaalselt. Ja see kõik, mida sa praegu näed, see on peidetud selle lehe sisse. Kui sina vaatad elulooja lehte, sa ei näe seda. Ma ei tea, mis kood see on. Ma ei tea, miks ta siin on. Igal juhul oled minu pandud, nii et ma võtan ta ära. Vaatame, kaua mul läheb. Tahad näha, kui hea see on, mis ma talle andsin. Seal on nüüd sardiinid vees, ehk siis omas mahlas see vedelik, siis on seal sardiinid õlis, õli. Ja siis ma lõin sinna, kloppisin ühe muna ja lisasin natuke keevat vett samal ajal, kui ma kloppisin. Siia tuli siuke mõnus puljong. Oli hea tiigripoiss või? Kas oli hea või? Me toome tibud välja. Tänane hommik on meil just täpselt selline. Ja ikka lõve külm on. Hakkasin tulema vestiga õue, pidin minema panema jope veel siia peale. Sest et ikka siuke kõle külm tuul on. Tibu! Kas sa oled valmis? Kas sa oled valmis või? Ega meil pole praegu vaja tuld panna, sest sa tuled õue, aga no ma ikka panen. Ma tulen ise varsti koristama, siis on mul tuli. Jah, oota, tõstan selle lahti. Tule, lähme. Munad on ilusti seal tehtud. Jaa. Pudu on teil ikka söömata. Ma eile panin küll juurde. Näe, kui vähe on koristada. Kui nad ilusti seal õrre peal on. Kapsast olete natuke nokkinud. Lähme. Oi, kuna peab pudelata mulle. Olete, lähme. Tule, vaata, mis mul on. Tule, vaata. Iidandatud terad. Jaa, ei ole iidandatud, fermenteeritud. Ei jõua mul idanema. Oi, mingisugune lauajupp hakkab ära kukkuma vaja küljest. Lähme viime. Tule. Mustu ka. Tule. Mustu. Kõik kana jookseb oma koju. Päevakodusse. Kõik päevakodusse. Tubli tibu. Ja sina ei tule, Miilo. Ja ma annan sulle kohe annan. Ja teil on eilne pasteet lõpetada.
Aga nüüd ma viskan teile siia kõrrekesi, palun. Ja, ei, siin rohkem ei ole, maha viskasin, mine otsi maast. Ja vaata. Teised juba vaata nokivad seal. Joo, ei tea, jah. Ma arvan ikkagi, et see, et neil on need pepud niimoodi, et see on ikkagi sellest, et nad on keldris. Ma ei tea, miks. Aga... jah, sest nad tulevad hommikul, nad on punasemad, õhtuks on nad heledamad, taandunud. Aga nad lähevad ju ise sinna hea meelega tagasi. See on neil hea turvaline pesa. Ei ole see sulle, Miilo? Miilo, ei ole see sulle? Ei ole sulle? Siis, kui ma sulle pakkusin, sa ei tahtnud. Nüüd on see tibude oma. Ei, mine sina välja siit. Lähme välja. Nüüd on see tibude oma. Ei ole enam sulle see. Oota, nii keerame selle siit. Küll on hea lihtne süsteem. Aga jah, nii on. Praegu väljas käies selle külma õhu käes on tõesti uskumatu, et kas tõesti tuleb üle homme 17 ja siis juba 20 ja näe, meil on siin vahepeal nurmenukke rohkem hakanud õitsema. Aknast nägin, et nurmenukukesed on üleval. Joo. Ja floksid tulevad. Pojengid tulevad. Kelle peale sa pissid seal nüüd? Kus kõvakad ei tuule. No vot ei tea, kas need iirised ka tulevad nii. Nad on ikka nii kuidagi vaevas siin, kuigi said kõik välja kaevatud, puhastatud. Ja näha on. Ei tea, kus mu sulikene on oma haige käpakesega. Tule, Milla. Mali! Lähme. Oi, ja täna me oleme jõudnud brunchi aega sööma. Meil on siin kokku segatud 2 karpi sardiine. Ühed olid vees, teised oli võlis. Siis tegime 3 muna. Üllatus tuleb, ma ei tea, ma tahtsin pehmeid, vaatame, kas õnnestus. Siis on mul siin soolavõi. Ja siis mul veel oli veisesaba, nii et saan ka seda natuke närida. Ja see ongi kõik, seda vaatame, kui kaugele me sellega jõuame. Aga head isu. Bon appetit. Muna tuli, no peaaegu ideaalne. Suts oleks võinud veel varem veest välja võtta. Aga näed, päris ilus on, eks ju. Lasin kõik aiast välja, nad nii õnnelikud. Lõpuks saab normaalselt õues jalutada. Tuult ei ole, noh, õhk liigub, aga ei ole seda tohutut marutuult, mis on kogu aeg olnud. Ma isegi lähen natukene kõõlul kiiges äkki. Saab hingata. Kas sa tuled ka jälle pruuni jalutama või? Sina tuled alati mulle järgi. Mis sa? Tuled või? Joo. Pruunikulja, sina tuled ka jalutama, jah? Joo. Isegi päike tahab meiega kohtuda sealt pilvede vahel. Ta võib-olla vabaneb mingi aeg. Nii tore. Ja me saamegi natuke kiikuda. Tuuleke on külm, aga näe, ta tulebki sealt piiluma. Kui lahe. Ai, kui tore. Kõige põnevam on see ootusärevus, kas tõesti homme on natuke soem ja reedel palju soem ja laupäeval veel soem. See on nii naljakas tunne. Ja isegi ma ostsin eile lilleseemneid, nii et kui tuleb soe ilm, siis vaatame. Ma juba vaatasin, et lehepäevad tulevad nädalavahetusel salati külvamise aega. Ma ühe salati seemne ostsin ka. Aga muidu ostsin lilleseemneid. Külvan oma kasvumajja see aasta lilled. Siis on kindel, et kanad ei see seemneid ära. Ja ehk tuleb võita ilu vähemalt. Kui keegi pretendeerib kasvumaja pinnale ja tahab tulla panna omale midagi kasvama, siis see võimalus on olemas. Mõtlesime tiigriga, et paneme siia ikkagi, proovime, kui täna on lillepäev, püdistame siia. Need mõne tiigrile väga meeldib, mis ma teen ja klõbistan siin.
ma püüan nii vaikselt siin olla, et kanad ei tule. Ma lihtsalt pudistan siia neid seeneid, osad on ilusad, osad on mitte ilusad. Vaatame kaabil selle sodi siia peale tagasi. Kiiglem ikka keerutab mul peal ja ümber. Teeb mulle nii palju pai siin. Jaa, tuli ka vallu neid, jah. Jaa, ja lõpuvalt ilukest kukkus. Need ei ole ilusad seened. No vaatame. Näen, ilusad seened. Õnne mäng on. Ühesõnaga pudistame need kõik ja anname neile võimaluse siia koha vaadata. Ja me kaagad tagasi kinni, nüüd laulavad mulle siin. Jaa, sest Mustu ikkagi hoidis ennast siin ja ma ütlesin, Mustu kutsub teid tagasi, et ei laiuta mööda õue siin. Ja tulid kõik tagasi. Ja tead, mis meie hakkasime tegema? Kuna päike tuli ilusti välja, me kastsime kasvumaja ära. Ja kuna täna on lillepäev, ma mõtlesin, aga mis ma siin ootan siis? Ma külvan need lilled siia ära. Ja siis on neil võimalus kasvama hakata. Sest ma ei tea, kas siia tuleb see petersell või ei tule, kas sinna tuleb see till või ei tule, tuleb siis kõike. Ja need külma võetud või need kuivanud tahavad ka maha lõikamist, et seda ma ei pea täna tegema. Siis tulevad uued värsked, kõik ilusad. Nii, siia nurka läksid lumepalli ja suur valge kõrge lumepall läks siia. Siis siin keskel on lillhernes ja äärtes on ka peiulilled erinevad, nüüd ma ei teagi. Siia läks kindlasti väikest oranži, aga siia läks ka midagi muud ja ma ei tea, kas see on nüüd ka suur valge või oranž. Igal juhul siin on ühtemoodi. Nii, edasi ma panen selle kõrge õlelille siia vaarikate juurde. Siia tulevad ilusad vaarikakesed, näed sa. Nii, ja paneme selle kõrvale siia õlelilled. Siis mulle jääb meelde. Meil on päikeseloojang ja me saame minna vette. Yes. Nii. Nüüd me käime ära. Oi, tead, mis ma tahan? Ma teen selle seest puhtaks, sellepärast, et ma pean vett vahetama jälle. Jää küll on. Ma panin lilleseemned kasvumajja ära täna. Ja õue ei teagi, kas panen. Rohelise salati panin ka. Kui külm see vesi on. Nii, põhja teeks ka puhtaks. Sest ta on siin seisnud kõik selle tormise aja. Ma vahepeal ei saanud käia, nii kõva torm oli. Nii. Hurra! Nii, kas kork läks uuesti ette või siia taha joosta? Ära mine uuesti ette siis nüüd. Ta läheb uuesti ette. Siis on sinna panel talle. Ära mine uuesti ette. Keerame siin natuke. Okei. Järgmise korrani arvas. Vau. Kell on 7 ja ma avasin oma prosciutto paki. Tuleb õhtune snäkk. Tuleb puhas. Hea. Mämm. Head isu. Mis me siin näeme? Me näeme seda, et meil sulikene toetab
Tuulikene, kas su käpakene paraneb või? Suli juba jookseb ja täna ei ole maganud päev otsa toas, täna on päev otsa õues olnud ja toetab 2 käpa peale. Tähendab, tal on see paistetus tagasi tõmmanud, on lahti saanud vist selle omal. Kas sul on parem poiss või? Jaa, näe, täitsa hea. Oi, vaata, kes meil seal on. Meil on seal Loona. Vau. Aga me pidime minema Tibulasse ust kinni panema. Sest et meie kõned lõppesid ja päike läks vahepeal tuttu. Tiiger, sa käid mul jälle jalaga ees. Jala ees. Saba käib jala ees. Lähme vaatame Tibuga. Tibukene magab meil juba siin. No, paneme sul selle lambikese. Kõik olete seal, jah? Okei, tublid. Ei ole, ei tule, Tiiger, ei tule. Ma panen tule kinni. Niimoodi. Paneme teil selle väikese tule põlema. Pudru olete ära söönud, ma panen teile putru siis hommikuks. Oi, kui tublisti te olete, jaa. No ja ongi nüüd. Hea tööd teile. Tublid tibud olete. Jaa, tublid tibud olete. Hea tööd teile. Hea tööd. Maga. Hea tööd.